Nii, ja kust me alustame siis? Mida sa kõige rohkem tahad nagu? No, Maalas... kõige olulisemaks pead. Sul läheb see maalaskmise ruumi juurde vähemalt. Oota, enne võib seda poomisruumi leida. See Eesti Vabariigi ajal oli siis surmanuhtluse täideviimiseks eraldi protseduur ja see toimus siin Patarei vanglas selles ruumis. Et kinnipeetav surmamõistetu toodi siia ja ta jäeti üksi siia ruumi. Kusjuures siin oli laud, laua peal oli sigaretid, konjak ja üks väike pudel veel kaaliumtsüaniidiga. Nii et tal oli võimalus ka siis poomise asemel, mis oli ette nähtud ka mürk sisse võtta ja siis ära surra. Et siin oli siis ära tõmmatav laudis, et hukatav pandi siis siia seisma, tõmmati alt lauad ära ja siis ta kukkus sinna auku ja oligi tehtud. Kas siin oli mingi komisjon, kes konstanteeris seda sündmust? Jaa, ikka. See on, alati on see arst on juures, kes konstanteerib siis letaalse lõpu. Siin oli, mul elas siin rebane, mitu aastat elas ja siis lõpuks ta kukkus siia auku. Et siis ma kutsusin päästeametiga, kes ta siis metsa viis. Näiteks neid jalutusbokse, neid lubas muinsuskaitse maha lammutada, et siia tuleb korralik suur hoos. Võib-olla jäetakse, ei markeerimiseks polegi vaja, kuna selle eluaegsete juures on ka need jalutusboksid olemas. Siin on väga huvitav köögiblokk. Siin on need külmikud, kus hoiti siis lihasid. Kuna siin alati ei seda toitu järgi, siis kasvatati sigu, mida said valvurid ka soodsalt osta, siis osaleks siis vangidele toiduks. See oli ikka nõukogude ajal, eks? See oli nõukogude ajal, ei Eesti Vabariigi ajal enam lisa või seda, kuidas... Lisamajandit ei olnud, jah. Aga siin on kõige huvitavam objekt on see pakk. Tähendab, see on raudvitstega ümber ja siin raiuti siis liha vangidele. Aga kuna ta on läbi immunud kõigest sellest, siis praegu on juba hilja, et see hallitus on kõik läinud, siis siia kasvab selline 20 sentimeetrine hallituse kiht, sest tähendab miljonid ja 100 miljonid seeneeosed, mis kasvavad ilusaks valgeks kübaraks siia peale. Mida vist väga kasulik ei ole nagu sisse hingataks. Ega jah, kui ta just penitsiliiniks pole muutunud. Jah. Seda tahab minna. See on nüüd vangla haiglablokk. Et haiglablokk oli suhteliselt suur ja siis võrreldes olukorraga ülejäänud Patarei vanglas oli see nagu sanatoorium. Nii et sellised osavamad ja kindlustatumad vangid ostsid endale siis ka haiglakohti. Haiglas oli siis ka 2 operatsiooniruumi, et siin tegelikult mingisuguseid suuri lõikusi ei tehtud, aga kui kellelgi näpp umbe läinud või sellised väiksemad asjad. Ja siis muidugi ka, kui mõni naine nii kiiresti sünnitas, et teda jõutud päris haiglasse viia. Et siin olid tegelikult täisvarustus olemas, millest nüüd väga vähe järgi on seadmed, millega sai mõõta ja uuringuid teha. Minu arust on selle vangla graffiti kõige vingem näide.
see on üks juudi kunstnik, kes oli stažeerimas kunstiakadeemias ja ta tegi selle sümboliseerimaks kogu seda Tatari ajalugu, neid okupatsioone ja hukkunuid, mis üldse teises maailmasõjas, et selline, et kommunism ja natsism on täielikult võrdsed. Et siin üks hunt on siis natsi, teine kommunistlike sümbolitega. See oli majandussalga nende vangide magamisruum. Ja näed, sellised voodid olid siin moodi puh kahel pool. Ja neid ei olnud siin üle 20 mehe. Meil oli ikka luks. See punane telis ei kannata niiskust. Et paekiviga ei juhtu midagi. Siis peab lahtine vesi jooksma, et taga midagi juhtuks. Aga punane telis hakkab murenema. Siin on hästi vähe seda juhtunud, aga seal teisel pool sa näed. Ja see oli mul teine piduruum. Mul oli iga nädal ikka siin mingi pidu sees. Sünnipäevad, mul on isegi pulmi peetud siin. Ja siin oli ka, siis ta oli nagu ainuke ruum, mis köetud oli talvel ka. Elektriga. Mõtled nüüd siis, kui ekskursioone siin tehti? Jah.